Tere kõigile! Brüsselis on kevad, õitsevad juba esimesed puud ja põõsad ja mina tahaksin teile rääkida eelmisest nädalast. Eelmise nädala 2 märksõnaks olid minu jaoks Kataloonia parlamendisaadikutelt saadikupuutumatuse üle otsustamine Euroopa Parlamendis ja loomulikult naistepäev. Katalaanidest olen ma eelmisel nädalal mitmel korral rääkinud, ma ei hakka kordama. Te näete minu seisukohti nendelt linkidelt, mis on minu kodulehel väljas. Võin vaid öelda seda, et ma tegin otsuse, kuulates ära mõlemad pooled, tegin sellise otsuse, mis minu arvates on õige ja minu südametunnistus on rahul. Ja naised. 8. märts on rahvusvaheline naistepäev, seda on tähistatud erineval moel ja minu arvates on viimastel aastatel muutunud väga palju just see, et me tähistame naistepäeva rääkides teemadel, mis on naistele olulised. Kindlasti tuuakse lilli, kindlasti süüakse torti, praegu pandeemia ajal võib-olla vähem kui varem, aga oluline on see, et naised saavad rääkida ja naisi kuulatakse sellel päeval rohkem kui võib-olla tavaliselt. Ja tegelikult pandeemia on mõjutanud naisi rohkem kui mehi. Euroopa Parlamendi naiste õiguste komitee tellis uuringu, mille järgi selgus, et tööalaselt mõjutas pandeemia kõige rohkem naisi. Naised töötavad ametikohtadel, kus vähendati palka, naised töötavad ametikohtadel, kus kadusid töökohad, on see siis turism, on see toitlustus. Ja naised töötavad ka ametikohtadel, kus on kokkupuude haigetega kõige suurem, on need siis haiglates arstide, õdede, hooldajatena. Naised on õpetajad ja said enda kanda ka selle koorma, kuidas läbi viia kooliõpet, kui vaheldutakse päris tundide ja digiõppe vahel. Nii et tõesti, need ametikohad, kus naised enamuses töötavad, on saanud pandeemia ajal kõige rohkem kannatada. Statistika näitab, et pandeemia ajal suurenes ka koduvägivald, naistevastane koduvägivald. Ja statistika näitab ka seda, et pandeemia ajal on suurenenud naiste osakaal kodutöödes. Jah, mikka räägime sellest, et kodutöid tuleb teha võrdselt ja kodutöid tuleb jagada. Statistika näitab, et naised teevad kodutöid rohkem kui mehed ja praegu kriisi ajal isegi mitu korda rohkem kui mehed. Nii et see 8. märts oli ka minul võimalus osaleda paaril huvitaval arutelul. Lingid on olemas, neid saab jälgida. Ja muidugi ei kao mitte kuskile vaktsineerimise teema. Kas Euroopa Liit on õnnestunud? Kas Euroopa Liit saab kõik need kogused, mis ta on tellinud? Miks mõned riigid arvavad, et Euroopa Liit ei ole koguseid jaganud võrdselt? Miks me jääme maha Iisraelist, Suurbritanniast, Ameerika Ühendriikidest vaktsineerimise poolest? Miks firmad ei tarvi meile neid vaktsiine, mida nad tarnivad teistele riikidele? Palju küsimusi, vastuseid nii palju ei ole, aga see teema on laual ja järgmisel nädalal räägin ma pikemalt vaktsineerimisest ja uuest digitaalsest dokumendist, mis peaks ühtlustama piiride ületuse Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Seni aga püsige terved, hoidke ennast, kandke maski ja hoidke oma teile kalleid inimesi. Olge terved!